Tere hommikust, head investorid! Käes on südasuvi ja 20. juuli ja tutvustame siis Coop Panga teise kvartali tulemusi. Ja seekord teen ma seda üksi, et ülejäänud inimesed ümberringi puhkavad, aga selle sama presentatsiooni käigus saate esitada ka küsimusi selle akna üleval paremas nurgas, et vastame lõpus ja presentatsioon kokku circa 20 minutit teie suvist aega siis. Aga hakkame minema. Kvartali märksõnad, siis teine kvartal, et esimene asi, mis kõige rohkem võib-olla huvi võiks pakkuda, on see, et ärimahud tegid väga korraliku kasvu. Mäletan, kui me eelmise aasta lõpus tegime selle aasta prognoose, mida me küll avalikult börsile ei jaga, aga seesmised need meil olemas on, siis me olime suhteliselt skeptilised selle aasta, ütleme, laenuportfelli kasvu numbrite osas. Et eeldades, et sellistelt intressitasemetelt, kui me jõudnud oleme, ikkagi kliendid on vähem altid laenu võtma, et see tegelikkuses selliseks osutunud ei ole. Ja see on võib-olla esimese poolaasta kõige suurem üllatus olnud, et esimene kvartal nagu justkui olid laenumahud maas, aga teine kvartal tegi ka turg ja meie koos turuga väga korraliku laenumüügi. Et see võib olla siis nagu kõige positiivsem üllatus, ja kui ärimahud kasvavad, siis kasvavad ka panga tulemused ja siit me jõuame siis teise märksõnani, et Coop Panga tulud on kõvasti kasvanud, Coop Panga kasum on kõvasti kasvanud, aga ma arvan, et Coop Panga ühes kohas on ülejäänud turust ja eelkõige suurpankadest erinev on see, et suur osa meie heast tulemusest tuleb ikkagi sellest, et me oleme ärimahte kasvatanud, et meil on aastaga laenuportfell kasvanud üle 300 miljoni, nüüd siin sel poolaastal circa 160 miljonit, et me oleme teinud tööd selleks, et ärimahud kasvaks, kui ärimahud kasvavad, siis tähendavad pangale suuremat tulu, suuremat kasumit, et kui kõigil pankadel Euribori tulu voolab iseenesest sisse, et see on otsus Frankfurtist, mis põhimõtteliselt loeme me ära oma finantsaruannetest, siis veel kord, et meil ikkagi circa 40% nüüd teise kvartali täiendavatest tuludest on tulnud ärimahtude kasvu arvelt, ülejäänud Euribori tõusu arvelt. Kolmas märksõna, et hoiused on teema, nagu ma juba kvartal tagasi ütlesin, et mis aasta tagasi sellist tähelepanu ei pälvinud, et täna on siis olukord see, et 5 kuuga, praegu meil juuni tulemusi ei ole turg kokku liitnud, aga 5 kuuga Eestis hoiused kasvanud turul ei ole. Et on toimunud üks sisemine muutus, et eraisikute hoiused on 500 miljardit kasvanud, äriklientidel sama palju vähenenud. Ja kuna juurde hoiused tulnud ei ole, siis pangad konkureerivad kõik omavahel samale hoiuste ressursile ja hoiustel on tekkinud hind ja sellest täna siis võidavad loomulikult kliendid ja paraku aus on ka tunnistada, et tegelikult sellest kaotavad pankade aktsionäärid. Et kui Euribor hakkas tõusma, siis esimestel kuudel ja kvartalitel hakkas see koheselt tähendama pankadele suuremat tulu. Nüüd tasapisi tulevad ka kulud, intressikulude näol vastu, aga sellest räägin siis natuke ka hiljem. Siis laenuportfell püsib kvaliteetsena, jälle üks positiivselt üllatav koht, et me samamoodi arvasime, et selliselt Euribori tasemelt, kuhu me täna oleme jõudnud juba 4% kanti, et kliendid võivad enam ühel hetkel mitte suuta oma laenumakseid teha. Seda täna juhtunud ei ole ja tõenäoliselt on selle taga ikkagi see, et meil on töötus väga madal, meil on palgad tõusnud, meil on inflatsioon tasapisi taltumas, et kõik need faktorid täna mängivad selle kasuks, et klient suudab oma laene teenindada. Me küll näeme, pärast ka näitan mõningast lühiajaliste võlgnevuste kasvu, eelkõige kodulaenu segmendis, aga see on ikkagi väga väikesed numbrid. Nii. Ja viimane, kõik nüüd siis killud kokku pannes, et kasvavad ärimahud, siis lisanduvad hoiused, uued kliendid, need on siis toonud taaskord meile väga võimsa äritulemuse, seda nii puhaskasumis, nii kulutulu suhtes kui omakapitali tootluses. Aga vaatame siis kõike ühekaupa. Esimene asi, ärimahud, et meie laenuportfell siis teises kvartalis kasvas 111 miljoni võrra, et sellist numbrit ei ole Coop Panga loos ükski kvartal olnud, et see on kõigi aegade kõige suurem laenuportfelli kasv.
Teiseks, hoiused kasvasid veel topelttempos, et hoiustega, kes mäletab, siis esimeses kvartalis meil hoiused väga ei kasvanud, nüüd teises kvartalis siis võtsime selle järgi ja loomulikult oli ka teises kvartalis hoiuste kampaania, et sellest ka natuke hiljem, et me tegelikult oleme täna ikkagi väga likviidsed, hoiuseid on kõvasti sisse saanud ja selle arvelt saame edasi laenu anda. Meie selle hoiuste kampaaniaga, mis tõi meile väga kõvasti kaasa või tõi uusi kliente, et circa siis 7000 klienti tuli juunikuus, et kui tavaline kuu on meil kuskil 2000 uus klienti, siis nüüd oli see kampaania toel circa 3-kordne ja samamoodi kasvab väga kenasti arveldavate klientide arv, et täna siis kokkuvõttes Coop Pangal poolaasta lõpu seisuga 167 000 klienti ja nendest aktiivseid ehk arveldajaid siis circa pooled, et 76 000. Ja kasum siis kvartaliga 11% kasvu, et Coop Panga siis teise kvartali kasum 10,4 miljonit eurot. Nüüd 2 võrdlust siis, et mis alati näitavad seda, et kuidas elu meil siin pangas areneb. Et esimene võrdlus on siis tehtud eelmise aasta teise kvartaliga, et year on year. Ja mida siit markeerida, et tulud on siis 76% kasvus, kulud 30% kasvus. Ja tuludes, nagu ma ka eelnevalt mainisin, et siin nüüd on oluline ikkagi tähele panna, et jah, Euribor toob suuremat tulu, aga sellest täiendavast tulust ikka 40% on ikkagi puhtalt see, et laenuportfell on üle 300 miljoni aastaga või siin täpsemalt ka 327 miljonit aastaga kasvanud, et see on meie tehtud töötulemus ja see toob meile nüüd täiendavat intressitulu. Ja siin sees nüüd on võib-olla nagu oluline ühte dünaamikat ka vaadata, et see on see rida, mille juurde ma selle punase mummu nüüd panin, et kui intressitulud on aastaga kasvanud siin natuke üle 100%, siis intressikulud üle 300%. Et tegelikult selle pealt saaks öelda, et sellest intressitõusust on eelkõige praegu ikkagi väga tõsiselt võitnud hoiustajad, et kui aasta tagasi umbes sellel ajal oli tähtelise hoiuse intress alla 1%, et esimeses kvartalis veel kuskil 0,5%, et ma arvan eelmise aasta suvel kuskil 1%, siis täna on turuintress 4% juures, et kasv 4 korda, et laenuintressid ei ole kasvanud 4 korda, et hoiused on defitsiit hetkel, hoiuste pärast käib võitlus ja pankadele tähendab see intressikulu kasvu ja veel selle dünaamikaga, et Euribor hakkas sisse meile tuludesse tulema juba eelmise aasta suvel, siis hoiuste kasv ja hoiuste kõrgem hinnasilt tuleb nagu viitnihkega ehk siis nüüd nagu ehk eelkõige selle aasta kvartalitele. Kuludega kõik korras, et jätkuvalt nii nagu iga kvartal meie kõige suuremad kulud on personalikulud, et mis on see aasta juurde tulnud, on siis tagatisfondi osamakse määra tõus, et kui veel aasta tagasi oli see 0,12%, siis see on nüüd peaaegu topelt 0,2%, mis tähendab seda, et see on nagu olnud siis riigis kokkulepe, et sellel heal ajal, kui intressid on kõrged, pangad maksavad ka suuremaid summasid tagatisfondi. Et see on siis fond, millest peaks kaetama võimalikud probleemid siis, kui pankadega midagi juhtub ja on vaja hoiused hüvitada. Ja kolmas asi siis finantsvarade allahindluse kulu, et on suurenenud aastaga ka circa 90% ja selle taga on siis, et punkt 1, kui sul on laenuportfell 30% kasvanud, 300 miljonit suurem, siis tähendab, et sinna tuleb ka sinna täiendavat provisjone teha, et see käib proportsioonis. Aga me oleme nüüd viimastel kvartalitel tegelikult teinud selliseid ettevaatavaid makrokeskkonnast tulenevaid provisjone, et kuna makrokeskkond on abras, siis meie provisioneerimismudel võttes arvesse siis neid kõike makromajanduslikke näitajaid, teeb täiendavaid provisjone, mida ei seota siis ühegi kliendiga, meil ei ole nende klientidega probleeme, aga igaks juhuks, et kui peaks keskkonnas ikkagi midagi halvasti minema, siis on meil raha kõrvale pandud, et see on suhteliselt konservatiivne käekiri, et kui see mudel nagu seda arvesse ei võtaks, siis meie tulemus võiks veel parem olla, aga see on nüüd teadlik otsus olnud, et kui keskkond on habras, siis igaks juhuks paneme raha kõrvale selleks, et kui kunagi vaja on, siis saab seda võtta, aga see ei ole aktsionäridele kaotatud raha, et see on hetkel kõrvale pandud, kui seda vaja ei lähe. Ma tuletan meelde, et siin kuskil 3 aastat tagasi COVID-i stardi hetkel me panime ka raha igaks juhuks kõrvale, kuna seda vaja ei läinud, siis aasta pärast kandsime selle kasumisse tagasi.
ja puhas kasum siis aastaga 5,8 miljonit suurem ehk siis kasv 126%. Ja teine võrdlus on siis esimese kvartaliga, et nagu sihuke lühiajaline kasv, et mida me nüüd siis ikkagi teise kvartaliga ära tegime. Siin ma isegi ühekaupa neid läbi käima ei hakka, kuna trendid on suhteliselt samad, aga tulud siis 14% üleval, samad põhjused, kulud 13%, allahindlused 37% ja siis kvartali kasum 11%. Aga nüüd siis veel kõik need ühekaupa ja mõnes kohas zoomime natuke sisse ka. Et laenuportfell on siis kenasti kasvanud, nagu ma ütlesin, ja meil on väga hea meel, et see kasv on olnud nagu laiapõhjaline kõigis meie ärisegmentides. Meil on 4 ärisegmenti, kus me laenu anname: ärilaenud, siis kodulaenud, autoliising ja tarbimisfinantseerimine ja kes on pikemalt neid investori esitusi kuulanud, siis eelnevatel aastatel on ikkagi olnud niimoodi, et näiteks 2 aastat tagasi tarbimisfinantseerimine ei kasvanud väga, et kuna lõhuti pensionisambaid ja raha voolas peale, siis selle aasta alguses ärilaenud ei kasvanud, et me oleme kogu öelnud, et kui kuskil ei tule tulemust, siis mõnest teisest tuleb, et täna me näeme, et see teine kvartal nüüd on kõik ärilinid korraliku tulemuse ära toonud, ja intressitasemed loomulikult kasvavad ja intressitasemetes on nüüd nagu sees see, et Euribor ühtepidi tõuseb, teistpidi kindlasti nagu marginaal alaneb, et siin järgmises slaidi juures ma isegi räägiks seda täpsemalt, et siin nüüd, kui segmentiti siis vaadata, et siis peatuksin võib-olla kodulaenul eelkõige, et kodulaenul on siis selgelt intress Euribori tõttu tõusnud, aga just eile võtsime veel välja, et kui eelmise aasta juunikuu müügi keskmine marginaal oli meil kuskil 2,3%, siis selle aasta juuni müügi marginaal oli 1,9%, natuke isegi vähem protsenti. Et konkurents tegelikult toimib ja ma nagu ikkagi huviga, mitte huviga, vaid imestudes kuulan selliste mingisuguste pangandusekspertide arvamust, et Eesti turul ei ole pankade vahel konkurentsi. Et ma arvan, et seda on võimalik kuskilt mugavalt diivanilt järeldada, et olles ise igapäev siin masinas sees, siis konkurents eri segmentides, nii auto, liisingus, kodulaenus, ärilaenus Eestis käib nagu väga tõsiselt. Ja teine koht, kuhu siin võib-olla zoomiks on siis alt vasakpoolne kast, et tarbimislaenud, kus siis tegelikult nüüd vaatamata sellele, et turul intressid on tõusnud, kuna tarbimislaenudel on fikseeritud intressid need Euribori peale ja konkurents on tihe, siis siin on ikkagi toimunud aasta jooksul pea 1,5% intressi alanemist. Et on tõsi, et nüüd tegelikult viimasel kuul me mõningast tõusu oleme näinud, aga põhimõtteliselt tarbimislaenudel ei ole Euribor intressile mingisugust mõju avaldanud, et pigem tarbimislaenude intress on alanenud. Laenuportfelli kvaliteet, et nagu ma ütlesin, et püsib väga korralik, et siin võib küll vaatada mingi trepp, aga trepp on ka selle tõttu, et laenuportfell on 30% suurem, et need absoluutsummad peavadki kasvama. Et olulisem on vaadata seda suhtarvu ja see suhtarv kõigub siin nagu selle 2% ümber, et vaatasin eile isegi korraks, et tegelikult nagu viimased 1,5 aastat on laenuvõlglaste tase Eesti turul olnud täiesti anomaalselt madal, sest see madal hetk saabus 2021. aasta sügisel, kui pensionisambad ära lõhuti ja raha voolas majandusse peale ja väga palju maksti laene ja laenuvõlgasi tagasi. Et enne oli see number siin, mis on võimalik ka meie eelnevatest presentatsioonist välja võtta kuskil 3% juures, et ta kukkus siis seal sügisel 1,4 juurde ja sinna ta jäi siis nüüd kuskil 1,5 pea 8 aastaks. Ja nüüd me näeme tasapisi, et mida me tõesti näeme, et lühiajalised võlgnevused klientidel on natuke kasvanud ja võib-olla isegi on parem jälle vaadata niimoodi konkreetsetes äriliinides, et eelkõige on seda kodulaenus näha, et kodulaenus meil selliseid mõnepäevaseid ja mõne 10-päevaseid võlgnevusi ikkagi on, aga enamasti need võlgnevused makstakse ära siis enne järgmise laenumakse teket ehk 30 päeva jooksul. Ja seal taga on erinevad põhjused, et on mõned kliendid ikkagi tööta jäänud, on mõnel klientidel ei ole sissetulekud kasvanud, et nende klientide kõigiga tegeleme, et siia ütleme selle punasesse otsa siia üleval, et kus on siis juba üle 90 päeva klient võlas ja olukord võiks nagu raske olla, siis sinna meil on täna jõudnud kuskil 10 klienti.
et meil on kokku väljas natuke üle 9000 kodulaenu ja 10 on siis ütleme sellised, mis võiks olla nagu täna, mis tegelikult ongi juba laenujärelevalve osakonnas ja kus otsitakse tõsisemat lahendust, aga seal on ka tagatised olemas. Et tahaks öelda, et midagi ei ole halvasti, aga imelik oleks, kui ei oleks üldse nagu selliseid võlgnevusi. Et võib-olla ärilaenust torkab ka silma, et just kui see tulp on siin kasvanud, aga siin saan kinnitada, et need, mis olid kvartali lõpuseisuga, siin oli tegelikult 3 klienti oli võlas, tänaseks on täna 20. juuli, et selle 20 päeva jooksul nad on oma võlad likvideerinud, et need olid hästi lühiajalised võlad. Et tarbimislaenudes ei ole võlgade arv kasvanud, aga siin on muidugi see omapära, et me kõik 90 päevased, kui on võlga üle 90 päeva, siis me müüme need välja, väga vähe jätame sisse, mis on see punane osa on siin, et neid me menetleme siin laenujärelevalve osakonnas sees. Ja siin on nüüd ainuke muutus toimunud, et kui me see hind, millega me müüme neid üle 90 päevaseid võlgnevusi välja, see on langenud, et me turult kasvafirmad ei maksa meile enam nii head siis võlgaste äraostmise määra kui nagu aasta tagasi, et see on ka loogiline, et selline trend on. Liisingus kõik nagu väga perfektne. Hoiusintressid siis, et oli ka ennem juttu, et pilt näitab selgelt, et meil siis tähteliste hoiuste osatähtsus on jõudnud tänaseks pea 2/3, et me siin ronisime kogu aeg nagu allapoole viimased aastad, et nõudmiseni hoiused aina kasvasid ja kõrge hetk oli siis see, et kui meie nõudmiseni hoiused moodustasid juba kõõguhoiustest 49%, et täna on see nüüd kukkunud 33% peale, ja selle pildi siis jah, nagu järeldus on see, et võitjad on hoiustajad, et aga pankade aktsionärile läheb see pilt ikkagi tähendab aktsionäride hinnasilti, et see on intressikulu. Ja enne ma juba sellest kampaaniast rääkisin, et nüüd me saame ka numbrid välja öelda, et meil siin kuu alguses küsiti, et millega see hoiuste kampaania lõppes, et aga börsiettevõtte tulemusi avaldada ei saanud, et see tõi Coop Panka sisse täiendavalt 170 miljonit hoiuseid ja circa 7000 uut klienti, et need uut klienti on siis, kes tegid selle hoiuse ja kellega me omakorda siis täna teeme nüüd tööd, et veenmaks, et hoiuste kõrval tuleks nüüd ka palk siia meie juurde kanda ja meil arveldama hakata ja meie teenuseid kasutama, et mu käest on ka küsitud, et miks me maksime kõrgemat hinda kui nagu turg, et samal hetkel nagu turuintress oli 4%, me oleks võinud ka rahvusvahelised hoiuseplatvormilt võtta 4%, aga ometi tegime 5%, see oli teadlik tegevus, et me tahame kasvada, me tahame uusi kliente, me maksime nendele klientidele täna kõrgemat intressi kui turg ja nüüd teeme tööd selle nimel, et need kliendid tuleks kõikide muude teenustega ka meie juurde, et oli täiesti teadlik tegevus ja kindlasti see summa, see 170 miljonit täiendavat raha, et nii suurt summat me ei oodanud. Ja Raiseniga ka, et me ikkagi eelistame võtta kodumaist raha, et see Raisen rahvusvaheline hoiuste platvorm on ikkagi selline viimane vahend, et kui kodumaalt ei saaks, siis võtaks sealt. Aga praegu pigem küll teine kvartal siin natukene kasvu oli, aga see kasv tuli eelkõige kuskil seal aprillikuus, et mais ja juunis me juba, kui Eestist tuli raha peale, siis maksime Raisenisse raha tagasi. Klientidega sai ka ennem räägitud, et isegi rohkem ei peatu, et see võib-olla see all parempoolne nurk, et siis turuosa jätkab ilusti kasvamist, et hoiustes oleme siis 5,7% peale, et kui nüüd siin, aga siin on üks nüanss, et see on maikuu lõpuseisuga, et kui see hoiuskampaania oli juunis, et kui see nüüd see peale panna, siis ma ennustan, et see turuosa läks üle 6% ja laenudes oleme pea 6% juures, et siin on ka aasta alguses 0,4% kasvanud, et me jätkame sellises tempos nagu kõik need viimased 6 aastat, et iga aasta 1% punkt turuosa kasvu nagu tuleb. Kapitalibaas, et kapitalibaas siin justkui näitab, et meie kapitali adekvaatsus kukub, et siin on üks tehniline aspekt, et me saame selle esimese poolaasta circa 20 miljonilise kasumi kaasata nüüd siin kuskil augustikuus, et see eelneb seda, et see tuleb ära auditeerida, Finantsinspektsioon peab andma loa selle kaasamiseks, et tegime ka selle arvutuse, et kui me selle kasumi nüüd ära kaasame, siis meie kapital oleks 181 miljonit ja adekvaatsus 17,4, et see
juhtub nüüd nagu siin lähikuudel, et selle pealt saame siis edasi kasvada ja on meil kapital ka olemas ja likviidsuskattekordaja, hoiuste kampaania tõi meie nüüd nagu likviidsus ülikõrgeks, et meil on üle 200%, et pank on igati likviidne. Tulemusnäitajad, et see on siis süntees nüüd kõigist sellest eelnevast, et kõik need trendid viivad selleni, et Coop Panga kulu-tulu suhe oli 38% ja omakapitali tootlus 25,6%. Ja siin on meil praegu mõttekoht, et kuna 2017 alguses, kui Coop Pank loodi ja sai tehtud prognoos ja strateegias, me leidsime, et meiesugune ärimudel genereerib circa 15% kapitali tootlust ja me oleme toimetamas 50% kulu-tulu suhtega, aga see oli tehtud sellele eeldusele, et Euribor on 0. Et nüüd on küsimus selles, et kas on piisavat võimalik eeldada, et Euribor järgneva 5 aasta jooksul ei ole 0, vaid on näiteks mingi 2-3%. Et me sügisel need diskussioonid peame, et kui see tunne oleks olemas, siis tegelikult tuleks Coop Panga pikaajalise omakapitali tootluse ja kulu-tulu suhte eesmärk ümber kalkuleerida ja kindlasti siis positiivses suunas, aga seda siis vaatame sügisel strateegiaprotsessis. Aktsionäride pildis ei ole suurt muutust olnud, et meil on siis 37 000 aktsionäri endiselt ja suuraktsionärid on kõik oma osalust toimunud ja tehinguid tegelikult on ka väga vähe toimunud, et turg tegelikult on ikkagi väga-väga väikese käibega hetkel, et seal tekib alati küsimus see, et kas see turuhind, mida täna aktsial turul on, et kas see on tegelik turuhind ka, et kuna selle taga on väga väikesed tehingud väga väikeste aktsiate arvuga. Ja viimane pilt siis selle kohta, et see on nagu selline huvitav slaid tegelikult, et mille kohta tahaks öelda, et minu ja minu meeskonna kontrollile allub see alumine vasakpoolne nurk siin, et meie teeme selle nimel tööd, et puhas kasumaksja kohta kasvaks ja kuidagi nüüd tahtmata vastu rinduda, kuidagi ma ütlen, et meeskond on sellega väga hästi hakkama saanud, et meie tulu täna aktsia kohta on 2 korda suurem kui aasta tagasi, et ühelt poolt nii ärimahtude kasvu tõttu, teiselt poolt Euribori võidu tõttu, et need 3 slaidi on see, millise peegelduse teeb selle tulemusele siis turg ja siin ma kommentaare jagada ei saa, et see pilt siis on kõigile investoritele ise interpreteerida. Aga kokkuvõttes korralik kvartal taas, et tuleb tunnistada, et ma iga kvartali presentatsioonis nagu väljendan kerget nagu kõhklust, et mis siis ikkagi ettepoole saab, et just selles osas, et nendest intressitasemest lähtuvalt, et kas kliendid on valmis võtma selliste tasemete laenu ja teistpidi, et kas ühel hetkel ikkagi need intressitasemed hakkavad kliente pooma ja nad võivad mitte suuta oma laenumakseid teha ja see võib tähendada võlglaste kasvu, suuremaid laenuprovisioone ja lõpuks ka laenukahjumeid. Et ma kuidagi alati kuidagi tunned, et nagu krõksule oleme lähemal, et nagu ma olen vist eelmise aasta sügisel ma ennustasin suure lapitargana, et see krõks käib kuskil seal 3,5 Euribori juures, et tuleb tunnistada, et mööda panin, et seal ei käinud mingit krõksu, et nüüd on uus tunne on seal 4% juures, aga loodetavasti kõik need protsessid töötavad teised makromajanduslikud protsessid sellele vastu, et ikkagi inimestel on tööd, palgad kasvavad, inflatsioon läheb alla, et tõenäoliselt me sellest kõige valusamast hetkest ikkagi oleme üle ja me ei näe seda musta stsenaariumit siit realiseerimas. Aga meie jätkame tööd ja eelkõige, nagu ma eelmise slaidi juures ütlesin, et meie kontrollile alluvad ärimahud ja sellega kogu Coop Panga tänaseks juba 400 töötajat tegeleb, sellesse me panustame ja selle peale kõik ülejäänud, et mis toimub aktsiahinnas ja kas nõudlust on nende aktsiate ostmiseks, et selle otsuse teete teie. Aga siin tõmbame sellele presentatsioonile joone alla, et nüüd ma vaatan kõrvalt ekraani pealt, et kas meil on ka küsimusi tulnud ja tundub, et meil on nii kõigepealt ütleb meile siin üks investor, et meil on meilis vigane link, mis me oleme täna saatnud, parandame selle ära, kui see nii on. Nii siis ütleb meil investor, et
hea töö Coop Panka tulemused on suurepärased, kas aktsionäridel on nende valguses põhjust oodata ka suuremaid dividende? Jah, et siin on meil väga selge põhimõte, et aktsionärid on aastal 2019 öelnud, et 25% Coop Panga maksude eelsest kasumist makstakse iga aasta välja aktsionäridele ja see on see dividendipoliitika, millest me lähtume, et kui täna, ütleme, poole aasta tulemus on meil 2 korda suurem kui aasta tagasi, siis teadmata, mis see teine pool aasta teeb, aga täna võiks teha selle eelduse, et järelikult dividend on circa 2 korda suurem selle aasta eest tulemas. Aga veel kord, see ei ole lubadus, see nüüd sõltub sellest, et mis ikkagi teisel poolaastal tuleb. Nii, siis veel üks küsimus, kus õnnitletakse heade tulemuste eest. Aktsionärina on väga rahul. Juunikuu tähtelise hoiuse kampaania kohta küsimus, kui suur oli keskmine kampaania ajal avatud tähtelise hoiuse suurus ja mitu tähtelist hoiust avati? Ma siin nüüd täpse numbri jään võlgu, et kas me saame, ma eeldan, et see küsimuse autori, me näeme nähtavasti ka meiliaadressi, et me vastame pärast, kui see nüüd on nähtav siit, et siis me vastaks sellele konkreetselt, et mul lihtsalt ei ole praegu seda numbrit võtta, et mis oli, et me seadsime piiri tegelikult, et me üle 3 miljonilisi hoiuseid ei võtnud, et me tahtsime väga väikeseid granuleeritud hoiuseid ja enamasti olid need erakliendi väga väikesed hoiused tulidki ja osalt ka ärikliendi omade. Et palju neid täpselt oli ja mis see keskmine summa oli, et loodetavasti saame võtta küsija aadressi ja vastata pärast. Olete poole aastaga kasvatanud laenuportfelliga absoluutmahus kiiremini kui LHV, mis on teie edu taga? Et see oli minule ka nüüd üks üllatus tegelikult, et mida ma siin teisipäeva hommikul vaatasin, et me kuidagi nagu eeldasime ja nähes, kuidas me konkureerime omavahel ja mitte ainult Coop Pank LHV-ga, ka suuremate pankadega, et ma eeldasin, et nii S-tähega pankade kui L-tähega pankade laenuportfelli kasvud on suuremad, aga need ei olnud. Ja ma arvan siin selle taga on eelkõige ikkagi see, et ma tahaks loota, et see niimoodi, et Coop Panga fookus on siin Eestimaal, meie eestimaalastest klientidel. Ja me pingutame nende nimel, et võib-olla teiste pankade fookus erinevatel ajahetkedel on kuskil ka mujal, et muu see vastus olla ei saa. Et kui nüüd siit keegi tahaks järgmist küsida, et kas me anname laenu kuidagi kergekäeliselt, siis ma seda võin kinnitada, et Coop Panga laenupoliitika, me oleme pigem teda konservatiivsemaks selle aastal ajanud just selle tõttu, et makrokeskkond on habras ja meil lähevad ikkagi laenukomitee sõelast läbi ikkagi väga korralikud projektid. Ja siin ka võib-olla, nagu ma arvan, investor Toomas tegi paar nädalat sükse järeldus umbes, et Coop Panga laenuportfelli kvaliteet võib kõige nõrgem olla, et kuna meil on nagu, kuidas Toomas selles karvased kliendid, et nagu kus see järeldus tehtud on, ma ei tea, et meil eile just kodulaenu tiimi juht võttis välja, et meie laenutagatistest üle 80% on linnades, et teine järeldus oli tookord investor Toomasele, et kuna tagatised asuvad maal, siis need võivad ebalikviidsed olla, et nagu siin tahaksin investor Toomasele öelda, et rohkem võiks faktidele peale ja vähem kõhutundele vaadata, et meie tagatus ja on väga korralik ja konservatiivsus on ka olemas. Nii, kas on kunagi plaanis ka muuta dividendi osakaalu kasumist, et hetkel seda kindlasti ei ole, et me oleme ikkagi eelkõige kasvuaktsia, et nii kaua kui Coop Pank kasvab, siis meil on kapitali, mida me teenime vaja kasvuks ja me seda välja maksta dividendina tegelikult tahaks nii vähe kui võimalik, aga see on alati kompromiss aktsionäride vahel, et meie finantsinvestorist aktsionärid ei taha üldse dividendi saada, ütlevad, et nemad on valmis kõik sisse jätma ja teenige raha, aga eelkõige jaeinvestorid, keda meil on kuskil 40% ja mida me IPO käigus pardale tõime, siis nendel on ikkagi väga suur huvi dividendi vastu ja seal see kompromiss siis sõlmiti, et me ei maksa poolt kasumist välja ja mitte 40%, vaid siis 1/4, 25%. Täna ma selle muutmiseks mingit sisendit kuskilt aktsionäridelt saanud ei ole, et selle suunalisi mõtteid. Ja on veel üks küsimus, et meeldib kuulda headest kasuminumbritest. Aktsionäridel on need muidugi head uudised kliendi poolt vaadates, kas maine seisukohast pole hirmu, et oleme lõpuks nagu ahne Rootsi pank, kes raha kokku ajab mainega.
et äkki saaks veel soodsamat tooteid pakkuda. Ma arvan, et sellega ma üritasin vastata, et kui meil Euribor tõuseb kõigil pankadel, siis Coop Pank on kõigis laenutoodetes marginaali alandanud ja see on algusest peale olnud meie äriplaanis selline rida, et mida paremini pangal läheb, seda rohkem me saame marginaali alandada. Meie esimesed kodulaenud anti välja kuskil 3,5 marginaaliga, nagu me täna ütlesime, oleme 1,9, 1,8 juures. Et tegelikult me anname kliendile nagu marginaaliga aastast aastasse nagu järjest rohkem tagasi. Ja teiseks nagu meie arveldusteenused, me ei ole tõstnud oma arveldusteenust hinda, aga sisu nende taga on ju järjest kasvanud, et meil on järjest rohkem teenuseid. Et siin just see nädal tuli nüüd lõpuks ka meil Apple Pay välja, et selle kohta natuke tahaks isegi nagu enese kohta irooniliselt muiata, et see teistel on ammu olemas, et nüüd on meil ka võimalik kõik kaardid walletisse panna, et me oleme see kvartal auto liikluskindlustuse ja kasko sõlmimise viinud internetipanka, et meil on hoiuseid võimalik mobiilipangas sõlmida, et kogu aeg lisandub funktsionaalsust ja teenustasud seal ei ole muutunud, et minu arust küsimus on väga õige, sest Coop Pank on ikkagi kliendikeskne pank ja me kaalume kogu aeg, nagu ma olen öeldud, et Coop Panga visioon on olla edulugu 4 grupile, et punkt 1 meie klientidele, punkt 2 meie aktsionärile, punkt 3 meie töötajatele ja 4. ühiskonnale, et kõiki neid otsuseid, mis me siin majas kaalume me läbi sellest, et nagu need otsused peavad rahuldama kõiki 4 rühma. Nii, aga nüüd on vist küsimustel praegu joon all, et läks aega siis 32 minutit natuke rohkem kui plaanisime, aga tänaseks kõik, et tänan kuulamast, järgmine investor presentatsioon siis juba 20. oktoobril ja siis on teemaks 3. kvartal 2023. Kena suve jätku, meie siin majas jätkame töö tegemist ja kohtume siis oktoobrikuus. Aitäh!